6. käik. Vrum, 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 vrum. Ja siia võiks tulla täpselt sinu ettevõtte nimi, kes soovib vahetada 6. käigu podcasti. Jah, väga hea algus, suurepärane. Ma isegi ei hakka uuesti võtma. Aga 6. käik tõepoolest, pühapäev ja Rootsi ralli on läbi. Tänud, et jälgisite meie blogi. Tänud, et olete meiega. Ma õpin rallisõitjatelt, et suured tänud sponsoritele loomulikult, Delfi meediale selle suurepärase stuudio eest. On olnud õpetlik nädalavahetus, siit on hea edasi minna, peame saama paremaks. Poliitikasse mine. Koos nendega. Gunnar. Koos nende 10 matsiga. Kõikide sõitjatega koos poliitikasse, kurat. Toome selle Eesti elu kuhugi mõistlikusse kohta tagasi. Aga tore oli. Kuidas Vanilla Ninja meeldis? Sa küsid siukese küsimuse kohe. Kas ei tundu sulle kahtlane, et esimest korda sai välismaalt hääletada ja kohe Vanilla Ninja võitjaks, kes Saksamaal on tohutu kuulus? Tead, täpselt nii ongi, selles mõttes, et väga kahetised tunded, et Vanilla Ninja fänn olen ma väikese poisina olnud suur. Mul on isegi, ma arvan, ma leiaks üles kodust need mingid helkur, vaata need, et lööd käe peale, siis nagu tõmbab nagu rulli, vaata. Mul on Vanilla Ninja need kunagi olid kindlasti olemas, mingid, ühesõnaga, kraami jagus, kõva värk oli. Käisin lauluväljakul kontserdil isegi. Aga tänaseks on nagu kuidagi, kas on nüüd just see, kes sinna minema peaks? Tead, ma ei ole muusik eriline, gitarri küll mängida oskan, aga sellega ka minu muusiku nii-öelda teadmised piirduvad. Ise oleks kellegi muu saatnud. Kelle sa oleks saatnud? Need Stockholmi poisid. Okei. Brokeback Mountain. Nad on lahedad ja nad vaata tegelikult mulle meeldib see, et kui vaadatakse, mis toimib, siis tehakse seda, et väga nagu targad mehed muusikamaailmas minu meelest mõlemad. Mina soovitan eilsest eurolaulupäevast vaadata Kroonika seda, kuidas Indrek Vaheõe ja Maiduk reageerisid. Okei, see kõlab juba hästi. Ma eile pärast seda asja vaatasin järgi selle lause. Mitte tervenist, või skippisin seda. Oota, kus kohas nad tegid seda? Kroonikas. Okei. Ma pean selle, mulle kunagi väga meeldis see Raadio 2, kui kes seal olid? Juur ja Oja. No see oli sama. No see oli nagu raju, vaata, tol ajal sai nagu võib-olla seal vähe vintis peaga liiga palju asju öeldud. Aga see oli lahe kuulamine. Ma usun, et see on ka, ma kuulen järgi. Okei, Rootsi ralli tegelikult oli ju äge, kuigi ei olnud, ma ei tea, massiivseid lumevalle, aga üldiselt ju action käis ja ei saa öelda, et mingi megasündmuste vaene ralli oleks olnud. Sündmus oli ja imelised olud. Minu viimane Rootsi ralli, kui ma sõitsin, oli selline, et lund ei leidnud. Ja tuli sõita kruusa peal piikidega ja esimene katse umbes 7 kilomeetriga olid piigid läinud. Mis aasta oli? 2020. Et see oli see COVID-i aasta, kus tehti siis päris poolt ei olnud natuke rohkem selline 3 distantsi ja see oli õudus, see oli lihtsalt nii suur õudus sõita selle piigiga kruusa peal, et ma mäletan, kui esimene poolkatset sai kruusa peal, siis tuli mingi metsavaheline lõik, kus oli jääd ja lund natuke, siis seal enam seda reffi ei olnud, et tutika reffiga läksid ja 10 kilometriga oli reff nii küpse, et lihtsalt siis kui jää peale sattusid, enam sõita ei saanud, sest pidamine puudus, naelad olid läinud. Et tore oli näha seda imelist talve lihtsalt, et ma kujutan ette, kuidas sõitjad nautisid, isegi kui mõni mees tulemuse peale sõita ei saanud. Sellest vaatest, kuidas siis tundub punkti katsel Elvin Evansi teine koht? Tundub nii, et pigem mitte Elvin Evansi vaatest, vaid vaataks seda Neville'i vaatest. Seal oli tee natukene puhtam? Jah, tõsi. Aga jah, ma ei oskagi... Okei, võtame Hyundai hädad ja nüüd... Pigem oli nagu Neville'i vaatest vaataks seda niimoodi, et vau, kus see tuli enne, et nädalavahetuse jooksul oli paar katset veel, kus oli vaatasid, et opa, et nagu kuidagi nagu siis mingitel tingimustel autoga päris hästi tuleb. Me jälle ei tea seda, et kui palju ta nagu pidi nagu pingutama selle nimel, et me teame Otti, kui Ott sõitis eelmine aasta selle autoga, siis ütles, et ta lihtsalt peab sõitma oma mugavustsoonist nagu nii palju üle kogu aeg ja me nägime ka asju, mis ei olnud nagu Otilikud, et juhtus kogu aeg. Et eks Neville oli samasugune nädalavahetus, võib-olla proovis kohati natuke rohkem, kui see auto lubaks ja hakkas juhtuma.
seda Neuvilli esikohta punktikatsel võib vaadata ka selles valguses, et kõik Toyota mehed läksid oma kohta hoidma. Ja, kindlasti. Et seal oli, et noh, kui sa sõidad ju niikuinii võidu peale suht maksimumpunktide peale, no kas see 1 punktid on väärt seda, et kuskil riskima hakata, ilmselt ei ole. Tahaks nüüd kõrvuti vaadata või tegelikult lõpus oleks võinud näidata Neuvilli sõitu uuesti, et oleks niisugune võrdlus. Nad võiks veel panna ju, vaata split screeniga saab ju panna, vaata kui sa rallit mängid nende puldiga, siis sa näed ju, kus sul sõber on. Ja. Et seda võiks nüüd näha. Päris, kas F1-s ei tehtud see nagu coast, see nii-öelda... Kvalifikatsioonis midagi tehakse. Et sõidab nagu kõrvale, et tegelikult oleks päris lahe Power Stage'ile selline, kas üks katset, ma kujutan ette, et see on tehnoloogiliselt ikkagi nagu võib-olla küllaltki keeruline, võib-olla, ma ei tea väga, aga seda oleks päris põnev jälgida, eriti nagu sellise katse peal, kus nad tulid staadioni peale ja näiteks ka Katsuta oli nullis staadioni peale tulles ka Neuvilliga. Et nagu päris põnev oleks näha seda, kui see coast, teine auto paneb kõrvale, et kus kohas ta see lõpuks kaotas. Et äge lisa oleks igal juhul. See staadioni koht oli tegelikult päris pull. Ma mõtlesin, et seal näeb ju päris pikalt on ju seda paarutamist ja sa näed ju päris otsustavad hetki ikkagi, punkti katse. Aga siis samale ma hakkasin mõtlema seda ka, et ega meie kääriku väga, väga halb ei ole. Et meie ju näeme ka päris pikalt seal lõpus ja mis siis, et see katse on 20 kilomeetrit. Aga rallisõitina tahad sa sõita punkti katset 20 kilomeetrit või 10? Ma arvan, et aus oleks 20 sõita pigem. Lihtsalt, et see... Et sa saad oma paremuse maksma panna. Jaa, et see katse, millest ikkagi punkte antakse, peaks olema ikkagi nagu ka neid väärt, vaata. Ei sõltu mingist ühest väiksest vääratusest. Jaa. Kuigi me nägime tegelikult siin väga hästi see, et tegelikult on see, et metsa vahel vanad suudavad panna ju nullid kogu aeg. Ja kui tulebki selline võib-olla tehnilisem osa, nagu on see staadion. Splitid olidki nullis vist Katsutal või? Jaa, oligi. Ja sa tuled staadioni peale, sa oled metsa vahel kütnud nulli ära. Ja siis tuleb see osa, kus peab nagu ülitehniliselt sõitma ja sa ei saa seda tihti harjutada, eriti piigiga. Sa ei saa seda staadioni sõitu harjutada sellist voolimist. Ja siis tulevad need vahed sisse, kui sa võid, ma ei tea, 10-20 kiltsa metsa vahel kütta nulli. Et see on see tegelikult äge osa, kus saadki sõitjad võib-olla mingist mugavustsoonist aru, et kas see on nende jaoks mugav sellist lõiku teha või ei ole või mis kogemus all on, et päris huvitav jälgida. No lõpuks siis Elvin Evans võttis oma karjääri 12. etapivõidu, 3. võit tal Rootsis, varem oli võitnud 2020 ja 2025 ja edu oli siis 14,3 sekundit Takamoto Katsuta ja 46,0 Sami Pajari ees võrreldes eelmise aasta, kus meil need vahed olid seal alla 30 sekundi on ju, et on ikkagi suurenenud. Suurenenud, aga minimaalselt ja muidugi see Ma absoluutselt ei kujuta ette, kuidas see Takamoto kommentaar, et tema ralli läks sisuliselt nende 5 või 6 naela alla, mis siis refist väljusid. Väidetavalt siis selline ringi peale 2-3 naela on fine, kui refist välja lendab aina. Ja temal siis oli neid lennanud välja, mis seal oli 8-10 umbes on ju. See oli nüüd eilne päev, jah. Et selle peale tema kaotaski need 15-20 sekundit või mis see kaotus seal oli. Et see on natukene nagu kuidagi, pean tõdema, et natuke nagu naljakas kommentaar. Jah, ma usun, et seal kindlasti gripp muutub, aga esiteks ma ei leiaks neid naelu ülessegi seal, või mis põhjusel ma peaks neid reffe seal nii väga uurima hakkama, et ma saan aru, et ma tõstan ühed ette, teised taha võib-olla katsete vahel. Ja ma ei kujutaks ette, et ma hakkaks sellest nagu isiklikult põhjust otsima, aga loomulikult me saame aru, kui sõidetakse nagu nii tihedas konkurentsis, siis iga väike detail võib midagi mõjutada. Aga võib-olla see probleem ikkagi oli selles, et ta võib-olla nägi, et refist on naelu rohkem väljas, kui peaks olema ja see oli mentaalne nagu see teema, mis seal tekkis, et ta kartis, et on vähem pidamist. Mitte ei olnud see, et see ref kuidagi vähem performiks. Ma ei usu seda, ma tõesti ei usu. Kui mehed tulevad päeva lõpus garaaži, kas on mingi mees või kellele vastutada on see, et kes hakkaks nüüd vaatama, mis seisukorras refid on? Tegelikult jaa, no selles mõttes, et tihtipeale on ikkagi see, et tuleb kasutada reffe, millega sa juba oled sõitnud, on ju. Et refid saavad otsa lihtsalt ühel hetkel. Ma ei oska öelda, kuidas ideaalsetes tingimustes praegu seal, võib-olla pigem mitte, et refid püsisid päris heas seisukorras. Aga seda kindlasti teeb Hankook. Ta saab kõik refid tagasi. Ma arvan, et nad ise käivad ja vaatavad need refid üle.
et mitte tagasi ei saa, aga nad käivad, vaatavad nad üle. Ja seda tegelikult tehakse ju ka katse lõppudes, kui sa eriti just kruusarallide puhul tihtipeale ma arvan näed, et käiakse, mõõdetakse rehvi rõhke, kogutakse datat, vaadatakse üle naelad, nii palju kui näha on. Et sealt kindlasti nagu Hankook korjab oma info kokku, et edasi midagi aretada ja mõelda. Aga sellist väga täpset mingit rehvi analüüsi nüüd selle peale nüüd eriti rõhku kindlasti ei panda. Aga ta ju rääkis, et talle ainult üks rehv läks, on ju? Ühel rehvil läks. Ühel rehvil nii-öelda kadusid osad naelad ja. Aga ta rääkis, et ta siis terve ühe läbimise vahepeal ei krutinud rehve ringi või? Ju siis oli see ikkagi hindas, et see, kus on natuke vähem nael, on paremas seisukorras kui võib-olla üks varu, mis juba all oli käinud. Tõenäoliselt. Et seal, isegi kui sellel teisel oli võib-olla rohkem naelu, see nii-öelda oli nagu selles normaalses kulumises, et paar naela väljas, et ta nael oli lihtsalt võib-olla nagu juba liiga palju seal rehvises liikunud, et tegelikult piigiga juhtubki see, et ega nael ei tule välja enamasti, vaid nael hakkab lihtsalt rehvises nii palju liikuma. See rehv ise sealt, see kumm nii-öelda paindub läbi, eriti siis esimese ratta puhul. Ja see nael hakkab lihtsalt sees nii palju käima, et pidamine seetõttu kaab, et mitte seetõttu, et naelad välja läheks. Aga ju ta siis hindas, et võib-olla üks nii-öelda, mis varusse oli jäänud, oli siis esirattas jooksnud ja need naela liikumine oli seal suurem kui näiteks see, millel siis see nii-öelda 10 naela oli välja lennanud. Meie jaoks oli päris üllatav seal punktikatse lõpus. Mees, kes tavaliselt on niisugune ülialandlik ja ülitänulik kõigele, ikkagi pani nina pihta Hankookile, et sellisel tasemel selliseid asju ei tohiks juhtuda. Võttis nii-öelda natukene Ožeest šnitti. Ma jälle ütlen, see on kuidagi nagu, minu jaoks on nagu nii välja imetud probleem kuskilt, et me näeme neid kuradi kruusa rehvi purunemisi nagu nii palju rohkem, mis on nagu teemaks, et miks purunevad või miks pidamist ei ole. See tundub nagu asi, mida arutada, aga see, et sul 2 või 3 välja lennanud naela asemel lendas välja 8-10, no big deal, sõida edasi. Et see, ma ei tea, minu jaoks ei tundu see nagu mingi maailma lõpp ausalt öeldes. Takamoto siis, kes on teine olnud ka 2021 Keenias, 2024 Keenias, 2025 Rootsis, 2025 Soomes, sai oma 5. teise koha. Oli pettunud. Jaa. Ma arvan, et ega selles mõttes nagu õigustatud pettunud, ega tegelikult kui sa mõtled nagu nüüd edaspidi selle hooajale, kus ta veel suudab võidu peale sõita? Keenias, kus ta on olnud teine 2 korda. Need on sellised nii-öelda, ta on küll Keenias kiire, aga tegelikult ju ka natuke nagu sülle kukkunud poodiumid, et eks seal lihtsalt ta võib-olla Keeniat tunneb selles mõttes ülihästi kuidagi, et seda autot hoida, mitte liiga palju vigu teha, kui teistel võib-olla juhtub tihti peale seal midagi, et ma ei ütleks, et ta Keenias nagu kiirusega on neid poodiumeid võtnud. Aga kindlasti ta on Keenias, ma üldse ei taha nagu alahinnata, et ta suudab Keenias võidu peale sõitma minna, kui me mõtleme nagu tervet hooaega tervikuna, et nagu kui palju on. No jah, aga väga nagu usku ei ole sellest, et ta on jälle selles poodiumi konkurentsis vabalt võib olla. Aga seda teravat kiirust minu meelest me ei ole näinud, et ta suudaks nagu võidu peale sõita. Mis Evans õigesti tegi, et tal võit koju tuli? Tegi Evansit. Tegelikult vaata, kui me vaatame ka eelmist hooaega, siis see on suht copy-paste eelmise hooaega, et Monte tulemus ja Rootsist võttis ka eelmine aasta ju võidu, et see Evansi hooaja algused on alati väga head, minu meelest. Et ta nagu, või alati on natuke palju öelda, et ütleme viimaste aastate siis hooaja algused on väga head. Aga see, et ta ikkagi ilma probleemideta, taas kord täiesti ilma probleemideta ju tõi ära, see on nagu kõva sõna, väga kõva sõna. Kuuled? No kuulen, sa helistad kuhugi. Kuhuskil helistan, jah? Hallo. Svenska. Velkommen. Kus sa omadega oled? Mina olen meediakeskuses, siin on Rootsi ralli korraldajad kiitma. Siin on kõige mugavam lõpuintervjuud Soomes ma üldse näinud olen. Meile toodi sõitjad otse siia meie enda tööruumidesse. Ehk siis minu läpakast 2 meetri kauguselt sai intervjuusid teha. Nii et see on küll mugav, sellega ma olen siin täitsa rahul. Et kuna see korvab selle, et siin
et ma lõpetan lause, et see korvab selle, et see nii kuradi külm on ka Messi keskuses kogu aeg olnud. Ma ütlen kuulajale ka, et kuna Kaspar andis märku, et ta saaks praegu ära teha, et ta ootab seal Romet Jürgensoni, kelle intervjuu me ka tahame tänases saates siiski maha mängida ja kuulata, sest ta oli ikkagi meie ainus eestlane, siis teeme Kaspariga kiired jutud ära. Räägi, Kaspar, kuidas siis rahule jäid oma esitusega nädalavahetusel? Mina või? Jah, võtame sinu esituse kõigepealt. Võtame minu esituse. No, reede oli raske. Ei, tegelikult. Ei, okei, oli hea oli tagasi olla ja isest nagu... Siuke Teemu Sunnini vaib. Oli veidi omapärane. Jah, Teemu Sunnini vaib. Ja okei, mul paus oli vähe väiksem. Aga ei, hea oli tagasi olla huvitav. Ma arvan, et saisime huvitavad lugusid ja nagu sa ise tead, mul on üsna mitu lugu veel sahvris, mis siin ootavad lähipäevadel või lähiajal avaldamist, et ma tahaks öelda, et enam-vähem. Alati saab paremini, alati saab hullemini, aga savi minust, et mis sa ralli kohta teada tahad? Mulle meeldib, vahemärkus, et mulle meeldib, et me räägime, et hea on tagasi olla olukorras, kus olid ju Saudi Araabias kohal ja ainult Montes puudusid. Jah, aga no mis teha, ma olen ka selle pisiku külge saanud. Tahaks juba Keeniasse, aga... Otsi raha, siis saad. Käisid Saudi Araabias? Käisin. Võtnud kaasa paar tunni. Ei arendanud neid suhteid veel. Aga... Oleks võid, jah. Tagantjärgi oleks võid, jah. Mis sul siis nagu rallist kõige rohkem kõnetas ja erutas? Ralli ühega on see jama, et tegelikult selle ühtpidi oli nagu maru igav ralli. Toyota kohe eest, 4 juhtimine, Hyundai ei saanud üldse vastu. Täna see punktikatse, Neuvilli punktikatse võit oli, nagu ta ise ütles, ainus lohutus sel nädalal. Et natuke üllatavalt kuidagi, ma ei tea, ütleme, Rootsi ei ole tavalist ralli andnud, kus nagu nii paigas need jõudud vahekorrad on. Et jah, siin pigem mingi Kanaaridel või kuskil siuksel seda juhtud, et see jääb nagu ühtpidi meelde. See jääb meelde, et külm on, asjad paad perspektiivi. Praegu oli väljas mingi -10, see tundub siuke kevad juba või vaikselt suvemoodi juba. Ja WRC2 oli käge, okei. Jürgensonil kahjuks eilne väljasõit oli pitsir, aga ise see soomlaste armada ja see kõva võitlus ja see oli tegelikult päris kihv, seda oli ka nagu huvitav ka endal jälgida ja rääksin siin Sunniniga ka veidi pikemalt, et sellest ka täna me kirjutan, et igastahes siin ütleme, käib ikkagi päris paljudel ikkagi ütleme töö selle nimel, et olla nagu uueks aastaks erinevate tiimide radaril. Kas Teemu elab veel Eestis või? Võt seda viimast asja me küsin, ma jäin spordi juurde. Vabandan. Otsi üles, võta sellest pintsakusabast tal kinni, küsida sorry, one more question. Jah, kindlasti, kohe jooksen. Aga sina rääkisid meist Rometiga sel nädalavahetus kõige rohkem, me pole Rometiga sel nädalavahetus üldse rääkinud. Mille taha tal ikkagi see jäi, et me ju otsime talle eesmärgi ette, me lootsime teda poodiumil näha ja eks ta ise ka lootis. No okei, eilne väljasõit pani, ütleme, suurema pitseri, aga kui puhtalt sõidust rääkida, siis see mure on ikkagi see esimesed läbimised, et ta kuidagi seal ei leia seda, kas ütleme enesekindlust või kuidagi tunnetust, et sellega on vaja tööd teha, et miks ma nüüd, kui ta siin peaks jõudma, eks ma uurin ka temalt, et mis see nagu, kui palju nii-öelda on jõudnud ralli ajal ka lahti mõtestada, et kuidas seda paremaks saada, et just see esimene läbimised, sest reede pärast lõunal kordusläbimistel oli ta ju täiesti tempos juba ka paremate masinatega. Et eks see, ma arvan, see Ford Fiesta mängib ka sutsu rolli, et Toyotad ja Škodad, eriti Toyotad on muidugi ju täiesti üle prahi selles ralli kahes. Et nende vastu ongi keeruline. Aga jah, ma arvan, et kui saaks esimesed läbimised ka paremaks, siis võiks täitsa loota ja rääksin miljonäriga ja tema pakkus, et ideaalis võiks ikkagi Keenias juba poodiumit sihtida, et esimene aasta on alati siuke nii-öelda õppiaasta, aga teisel aastal hakatakse juba nii-öelda mitte sekundeid, vaid nüüd juba kümnendike kärpima, see on juba hoopis raskem töö. Et eks siin tuleb nii-öelda kõva raske aasta ootab veel ees. Kas Eesti lippe ka raja ääres on näha olnud?
see katse, kus ma käisin, seal ei olnud, aga noh, me olime kuskil täiesti metsa vahel, seal ei olnud üldse lippe. Red Barn Arenalt, ma ei mäletagi, kas sul hakkas telepildis silma? Ausalt öeldes Mul mitte. endal, et võib-olla äkki, ma tean, et mingi punt läks küll, ma sattusin üsna, ütleme, mitme kaasmaalasega, ütleme, samal lennul, et kindlasti mingi punt tuli küll Rootsi. Aga jah, otseselt ise niimoodi ralli ajal nagu näinud silma ja hakanud. Siis on sul nüüd täna veel Jürgenson ja siis lähed hotelli kirjutama, jah? Jaa, ei, siin kirjutamist jagub. Siin on Formeau, Wheatley, Neville, Evans, Katsuta, Suninen, Jürgenson, Millener. See on 8 nime või? Ütleme, materjali jagub, mida siin täna homme veel kirjutada. Et jah, ma ootan Jürgensoni ära. Ilmselt, Jürgensoni viskan kohe üles, siis pakib asjad ja suvisesse -10-sesse ja siis vaikselt hotelli poole. Mingit pulli ka on juhtunud, oled näinud, ma ei tea, põtra või? Põtru ei ole. Ma ei teagi, mis siin pull on. No ma olen siin ise ka ühistranspordiga maadanud, et natuke meenutab seda, kuidas meie Itaalia kolleegidel olümpias läheb. Et siin, ma mäletan, üks õhtu oli, ma vaatasin, bussid peaks tulema umbes iga 10 minuti tagant. Väljas oli -26, ma vaatasin umbes 32 minutit bussi. Ja buss oli nii täis, et järgmisest peatusest oli veel umbes 6 inimest. Buss pani otse edasi, sest lihtsalt ei olnud kuskil ruumi mahtuda. Palju Uumees bussipilet maksab? Tunnipilet 2,81. Mul on neid, ma tulen homme need arvetega, siis sa saad üle vaadata, palju need bussipiletid täpselt maksid. No vaatame, kas, jah, loeme kokku. Kuule selge, davai, me paneme siit edasi ja tšau-pläu sulle. Jaa, teeme nii. Tänud sulle, jõudu. Tšau. No nii, Kasparilt ka. Muljed käes. Muljed käes. Aga miks me siis hakkame kuskilt otsast peale? Kuidagi... Oleme ju 20 minutit peale. Ja alustame siis kuidagi selle lahti võtmist, et ikkagi alustaks võib-olla või räägiks natuke selle Hyundaist, et eks ta on jätkuvalt põletav teema ju. Et esimene mõte, mis mul tegelikult tuli, tead, mis see on või? No nii. Hyundai, tegelikult me kirusime seda ju ikkagi päris palju. Kui palju, aga me veidi ikkagi kirusime seda Hyundai sõitjate valikut, nii-öelda 3. sõitja valikut selleks aastaks. Ja kuidagi nagu ei saanud nagu hästi pihta, miks tehti sellised otsused nagu tehti. Nende enda põhjendus oli, et ühtegi noort sõitjat ei ole mõtet tuua viimaseks ralli 1 aastaks punti, et lähme edasi kogenud sõitjatega. Minu loogika tegelikult seda nädalavahetust vaadates oli hoopis miski muu. Need kogenud sõitjad, et tähendab, mulle tundub, et selle Hyundai'ga on võimalik kiiresti sõita, aga ainult siis, kui sul on piisavalt motivatsiooni nagu suruda üle mingi piiri, et võib-olla ongi see hetk, kus ei ole mugav sõita ja võib-olla mingi tõestamishetk, et minust nagu Formeau suutis eelmine aasta seda ikkagi kuigi palju näidata selle Hyundai'ga ka ja tegelikult ju tempos oli ta ju tihti peal, et küll ta oma probleemide väljasõitude tagajärjel tulemust ei toonud või tehnilistel põhjustel tulemust ära ei toonud. Aga mu mõte läks hoopis sinna, et tegelikult ikkagi ühe noore sõitja oleks pidanud selleks aastaks panema sinna 3. autosse, kes tuleb lihtsalt motivatsiooni pealt ja tõestamisvajaduse pealt kiirust näitama. Sest see tegelikult ju oleks toiminud sarnaselt nagu Formeau'ga. Aga nimeta nimi? Martin Sesks ja üldse mitte isiklike suhete põhjal, vaid ta on ainuke nagu noor vend, kel tegelikult on circa 1 hooaja jagu kogemust all kokku, kes on sõitnud ralli 1-ga, kes on kiirust näidanud, kes on ralli võidu nimel sõitnud mitu korda ja ka Rootsi rallil suutis 1 katsevõidu võtta, et Fordiga. Ja äkki ikkagi oleks olnud see mõistlik panna selline mees, kellel tegelikult on kiirus olemas. Vahet ei ole, praegu unustame selle ära, et ta pole nagu ära toonud mingid väga häid tulemusi ralli kokkuvõttes. Aga võrdleme kas või Otiga. Otil oli megakiirus, kui ta tuli sarja kunagi.
stabiilsus puudus. Aga neid, kellel on see puhas toores kiirus olemas, nende pealt on nagu minu meelest ehitada palju mõistlikum ja lihtsam ja võtab vähem aega kui nende pealt, kes tulevad ja nagu lihtsalt sõidavad lõpuni ja ilma nagu mingi konkreetse mõistliku kiiruseta. Sealt nagu see mõte on, et tegelikult kui oleks ikkagi pannud Martinsi sinna rooli, tuleb, ta teab, et ta peab tõestama, ta teab, et ta peab kiiresti sõitma, ta tuleb rämeda motivatsiooniga sinna. Tema on harjunud selle Fordiga, mis ei ole nagu parem kui Hyundai. Võib-olla oleks nagu hooaja kokkuvõttes ikkagi toiminud selline loogika. Mis sa arvad, mis on siis ikkagi põhjus, et Hyundai eelistas siukseid vanamehi nagu Lappi ja Sordo? No eks nad lootsid lihtsalt seda, et nad tulevad kogemuse pealt, teevad tulemust. No. Aga tegelikult me ju saame aru, et see ei käi nii. Lappi on nagu väga hiljutine sõitja, väga hiljuti võitnud Rootsi ralli. Ei tule, no. See ei tule niimoodi. Ega tema tuleb ka ikkagi sõitma mingisuguse tunde pealt, millega ta viimati sõitis, toimis. No täna ei toimi, teised on nii palju eest ära liikunud, isegi kui see auto on nagu võib-olla sarnane ja ta ütles, et auto on nagu väga okei, et ta ei kirunud seda autot üldse palju, aga see auto ei sõida niimoodi võrreldes teistega. Et seal peab võtma mingis osas võib-olla rohkem riske, mingisugune nüanss peab juures olema, et selle autoga oleks võimalik sõita. Ja lisaks veel see, et ikkagi see Hyundai line-up on nagu nii kehv, tegelikult see on nii kehv võrreldes Toyotaga, nende sõitjate line-up, et seda noort peab koolitama varakult, kui sa tahad olla 2 aasta pärast, 3 aasta pärast nagu võidelda meeskonna tiiti peale. Üks asi on see, et sa arendad selle auto ära. Aga kui sul ei ole sõiteid, no vaata, mis Toyota Leeris on. See on nagu lõputu, ma ei tea, võidu nimel heitlejad. Minu teooria on, et need sõitjad teeb nii heaks lihtsalt see auto. Ja sellele viitas ka Hyundai spordidirektor, mis ta nimi nüüd oli, Wheatley, Andrew, et meie probleem on see, et Toyota on lihtsalt väga kiire. Ei no, me ei saa öelda kuidagi, et Elfin Evans või Sebastian Ogier või Oliver Solberg oleks mingi muu autoga kehvad, no ei ole ju. Nad on sõitan ikka väga head. Aga kas me võtame, et meil on pensionile minev Neville ja Fourmeau? Aga kui me paneks Solbergi täna Hyundaisse, me ei tea, mis ta teeks selle. Ega ta ei pruugigi nagu sellist, ilmselgelt ta ei teegi sellist sõitu, nagu ta teeb Toyotaga. Aga kuskilt on vaja koolitama hakata neid sõiteid ja enda nimistusse saada ju. Lihtsalt ühel hetkel võib-olla tuleb uus aasta või 28, võib-olla on Hyundai nagu ideaalne auto, aga sõiteid pole võtta. Ma nüüd meelega irriteerin. Martin Spoiss meeldib mulle ka. Aga äkki on põhjus, miks Martin Spoiss ei saanud Hyundais seesama, miks ta täna ei mahtunud siin kuskile toppi ei mahtunud. Teda ei ole paremusjärjestus. Katsevõit on kirjas. Noh, äkki see ongi põhjus, et tal juhtub. Mis tal nädalavahetuse jooksul juhtus? Reede läks tuksi. Rehvi purunemised. Jah. Aga sellega asi piirdub. Ma räägin, seal ei pea olema üldse Martins, seal võib olla Romet Jürgenson ka. Kui ta tuleb ja näitab, et ta suudab ralli 1-ga võita katseid. Ongi fine. Lihtsalt sul on sõita, kes on suutnud 2-3 rallit sõita võidu peale. Toob katsevõite. Aga sul on vaja see punktid ka koju tuua kuidagi. Aga see võtab aega. Sa ei saa võttagi, kui kõik teised sõitjad lähevad Toyotasse. Lappi ja Sordo juba võtavad punkte. No vaatame, mis punkte nad võtavad. 6. koha punktid võttis Lappi. Kas see on piisav? Ei ole. Muidugi ei ole, sest Neville peaks olema top 3 nende vaatest. Loomulikult peaks, jah. Ja Fourmeau ka. Ja. Kihvt, arutelu. Ma räägin lihtsalt, et minu jaoks on nagu üks asi on see, et auto ei sõida, aga teine probleem on see, et pole sõiteid. Ma arvan, et igal rallifännil on oma vaade ja oma arvamus. Ja just. Ega peabki olema, sest ega ju kõik nagu meie oleme nõutud, aga sõitjad on sama nõutud, nagu vaatame Neville'i või lõpukommentaarid, ütleb lihtsalt, et nagu ma ei tea. Fourmeau kommentaar eile õhtul, et mul on motivatsioon kadunud. Ma ei saa, mida ma teen siin? Ma olen siin, et sõita võidu peale, ma lihtsalt tiksun. Pannes nüüd asjad selles mõttes perspektiivi, et kogu see Hyundai jama viinud on sellele, et meil on täna 4 võit Toyotal, meil oli Montes 3 võit, nüüd on 4 võit ja meil on MM-sarja üldjärjestuses 3 Toyotat, siis tuleb 2 Hyundai'd, 1 Toyota oma 18 punkti saad sa teise kohast või? Ogier oli Montes, jah, teine.
ja siis on neile Toyota, Hyundai ja traagika on veel selles, et see M-Sport on veel kaugemal. Need ei ole top 8-ski kokkuvõttes. Ühesõnaga, M-Spordil pole nagu autot, millega sõita ja pole sõiteid ka. Sisuliselt me räägime ühest tiimist, kes praegu sõidab. See ongi Toyotade meistrivõistlus. Vaata, no kui sa vaatad, see ei ole autoralli MM-sari, see ei peaks olema FIA ja Giidi all. Nad peaks korraks ära minema FIA ja Giidi all. FIA peaks ütlema, et meil ei ole teid vaja. Sest te olete niivõrd vähetid lihtsalt. See on karm seis, aga nagu mis annab positiivsust, toob veidike, on see järgmine aasta. 20, mis aasta meil järgmine, 27 aasta. Autod jäävad aeglasemaks, vormelühed lähevad kiiremaks. Ei, see ei ole oluline. See ei ole, ma arvan, üldse oluline selleks esimeseks uue generatsiooni. Oti jaoks on, me oleme aru saanud. Ma arvan, et kõigi nagu sõitjate vaate, kui sa oled ikkagi sõitnud kiire autoga ja see tuuakse aeglasemaks, ilmselgelt see sõitja vaatest on nagu probleem või kas sa leiad motivatsiooni, et sõita öelda enam mitte 100% tipptehnikaga, aga nagu spordi vaates see lahendab ikkagi tõenäoliselt kuigi palju probleeme ja toob ju meeskondades juurde, et meil on üks kinnitanud meeskond, kes on juba juurde tulemas. Ja väidetavalt Malcolm Wilsoni sõnul on neid umbes 10, kes on vähemalt huvitatud. Kui neist tuleb veel 1-2 juurde, meil on tegelikult 2-3 uut meeskonda liitumas. Ja need ei ole selles mõttes, et nad ei tule oma aretatud tehnikaga, et me oleme näinud, kui tuli, ma ei tea, ProDrive'iga mini, et see lihtsalt ei liikunud või võime võtta näiteid, kus nad ei saa oma jõuallikaid selliseks konkurentsivõimeliseks, aga uued reeglid lubavad ju kasutada teiste tootjate tehnikat. Sa paned lihtsalt oma kere sinna peale. Ehk siis tegelikult saab sõita uus meeskond sama tehnikaga, mis on mõnel konkurendil. Ja see nagu tõenäoliselt parandab selle vea, et meil ei ole lihtsalt hetkel meeskondasi, kes konkureeriks omavahel. Loodame, et see üleminek toimub sujuvalt ja selle üle... väga loodame, selle pealt me ainult praegu elame. Järgmine aasta hakkab, ma ei tea, mis iganes mured jälle pihta. Siis me oleme jälle, et oli seda siis vaja. Selle pealt me elame praegu, et me lihtsalt loodame. Aga lootus ongi see, mis hoiab elus. Keegi ütles ka täna hea lause, et lootus ongi see, mille peal me elame. Kas see oli Neville äkki või? Ja Neville ütles, jah. Ei, kõva. Aga siis Sami Pajarist ka. 3. koht ikkagi, vaatan palju teil neid 3. kohti elus üldse on. Teine poodium. Kõva ju. Jaa. Palju me seda Pajarit peksnud oleme? Palju oleme peksnud. Aga õigustatult oleme peksnud. Ja ma arvan, ka meeskond ikkagi, kuigi palju ka niimoodi võib-olla päris ei pekstud, aga viisakalt võib-olla öelda, et kuule mees, tuleb hakata midagi muutma. Ja ta tõi väga hea tulemuse ära. Pole mingit, me ei saa kuidagi öelda, et Pajari etteaste oleks kehv olnud. Ees on ikkagi ju Evans ja Katsuta, keda ma arvan kõik panid oma ennustustes ikkagi sinna ette otsa. Ja ta jättis Solbergi selja taha, olenemata sellest, et Solberg muidugi tegi ka vea, kaotas seal ka 30 sekki, aga see vahe jäigi suurusjärku sama, nii et tegelikult oli Solbergiga ühes tempos tuli, võttis oma kindla poodiumi, täiesti tehtud tulemus ja saab rahul olla, eriti pärast seda eelmist Montet mõned nädalad tagasi, mis oli ikkagi täiesti ebaõnnestumine, et sealt ei olnud nagu mitte midagi positiivset kaasa võtta. Mulle meeldis väga Sami Pajari katselõpu intervjuu täna. Tundus selline väga küps ja väga kaalutletud ja läbimõeldud. Ütles lõpuks, et pean olema väga rahul, suured tänud tiimile ja toetajatele, kelle pärast ma siin olen ja kes pärast peale ebaõnnestunud Monte Carlot mind väga toetasid ja mu vibe üleval hoidsid. Hea meel on olla poodiumil, peame edasi suruma, et veel paremaks saada. No tubli, tal muud ülesannet ei saagi olla, kui selles mõttes, et sellest poodiumist see aasta ei piisa, et ta peab neid veel tooma. Ma olen üpriski kindel, et ta toob neid veel. Pajari ilmselt ühel hetkel peaks ka nagu näitama sellist, kas ikkagi, ma arvan, tahaks juba näha ikkagi ühel hetkel ka seda, et ta suudab vähemalt tempos mingi hetk ralli jooksul olla esikoha konkurentsis. See ei tähenda, et ta peaks esikoha ära tooma, aga edasiminek oleks see, kui ta suudaks ka tempot hoida kuskil seal esikoha konkurentsis, et hetkel ta tegi kõik, mis ta tegema pidi. Ma arvan, et poodium oli eesmärk ja selle eesmärgi ta täitis, nii et tubli töö. Thierry Neuville, kes siis eile pidi tuuleklaasi udus puhtaks pühkima ja sai ka minutilise trahvi kiivririhma kinnitamata jätmisest ja 1500 eurot ka sinna otsa. Jäi 7, aga see järjestus, et Adrien Formaux on 5 ja
poole teramees Esa-Pekka Lappi 6 ja vahe on 2,9 sekundit. Kas see on sinu jaoks kuidagi üllatav või peaks see vahe olema suurem? Hea küsimus. Täna kusjuures Lappi ei näidanud ennast väga hea tiimisõitjana, võttis ühe punkti Formool punktikatsel vähemaks. Jaa, tõsi. See on isegi võib-olla veidi üllatav, et Lappi sõitis punkti peale. Üldkokkuvõttes on ju niimoodi, et kas Lappi ju tegelikult saab lasta Neville'i mööda veel, ta saab trahvi veel võtta. Nii et tõenäoliselt see lõpparvestus muutub, et ta ei jää 6, vaid ta jääb ikkagi 7 ja Neville lastakse mööda, ma eeldan vähemalt, et ma ei näe põhjust. Praegu seda veel ei ole fikseeritud. Jah, siin on 2 minutit, ongi vaja võtta trahvi, selles, et ta saab ilusti võtta niimoodi, et Armstrong mööda ei lähe. No vaatame. Ma tahaks arvata, et see trikk tehakse veel ära. Aga 1 punkt jah, Formoa eest, mis seal ikka? 0,5 sekundit, et arvestus läks natuke sassi võib-olla. Hyundai järjestus selleks, aga John Armstrong, parim M-sport. Jah. 8. koht. 8. koht, ütleme nii, et eks sealt oleks ikkagi olnud ruumi paremat tulemust M-spordil teha, kui oleks reedel nende rehvi purunemisteta saanud, et ma arvan, et selline 6., 7. koha peale sõit oleks täitsa nagu ju tehtavalt Sesksi ja Armstrongil oli ka rehvi probleem, ei olnud või? Ta käis ju väljas, ta käis esimene katse kohe, ta käis lumevallis. Et eks seal oleks ka ruum öelda, et kui me vaatame, Neville'il oli ka seal oma kaotas 1,5 pintsa, et tegelikult see tulemus võiks olla M-spordilt parem 6-7, aga nad ise panid ikka siukese jamaga said hakkama, et õudus. Räägi rehvi rõhu jamast. Ühesõnaga, tegelikult see jama hakkas pihta minu meelest shakedownil, kui Martins sõitis ülimadala rehvi rõhuga, mis andis ka juba alerti, et rehv on purunenud. Rehv ei olnud purunenud, lihtsalt nii madal rõhk oli ja aeg oli kohutav. Aeg ei olnud absoluutselt selline, mida Martins peaks sõitma. Minul oli nagu kohe see mingi mõte, et okei, eriti kui katse lõpus küsitakse, vaadatakse ka visuaalselt, et sul on rehv katki, ta ütleb ei, et me sõidame madala rõhuga. Et kas see nagu ei tekitanud mingit küsimust, et kas see on õige asi, on ju. Ja siis tuli esimene täispikk rallipäev ja need rehvid hakkasid lihtsalt plahvatama sisuliselt, või välja pealt maha tulema. Ja tegelikult ju Martinsil olekski, või lõpuks jäigi päev pooleli, ta veel viimase katse sõitis ära niimoodi tühjeneva rehviga, mis oli juba välja pealt maha tulnud, tõenäoliselt vigastada saanud, ilmselt pumbati täis ja sõidati veel siis niimoodi, et ta tühjenes, jõuti katse lõppu. Aga nagu, et seda ka ei muudetud pärast shakedowni, ei saadud aru, et okei, selles on, et meil on vist probleem. Ja pärast Martinsi rehve minu meelest hiljem veel juhtus teiste meestega sama, et nagu, kas ei saadud kohe aru sellest, et kulge, et tõstame rõhku. Või kas te ei saa aru sellest, et vaadake, mis rõhkudega teised sõidad, sa ei pea minema mõõtma, vaid vaata visuaalselt, sa saad aru, et M-sport on rehv on sisuliselt vastu maad. See loogika on seal lihtsalt, et kui palju mitu naela sul vastu maad on, et kui su rehv on tühjem, siis sul ulatub ala 1 rivi naelu rohkem maha, pidamine võiks teoorias parem olla. Aga seal lihtsalt tekib olukord, kus rehvis on nii vähe rõhku, et ta võib nii-öelda jäärööpast maha visata. Ja sisuliselt see hakkas juhtuma. Et see tundub nagu täiesti selline ulmeline viga, et kuidas see asi saab juhtuda. Puhas tiimikala. Täiesti. Et ma ei kujuta ette, mis oludes nad pidid testima, et nad ütlesid, et neil testides toimis see hästi, selline rehvi rõhk. Aga see ei tundu kuidagi nagu mõistlik, et shakedownis oli aru saada, et see ei ole nagu mõistlik. Ja te nagu lähete rallile ka peale ja probleemid juhtuvad ja nagu asja ei muudeta, sest Martinsil läks 3 katset järjest minu meelest rehv. 2 katset järjest lõpus oli veel see nii-öelda tühjenev rehv. Et sul läheb ühel katsel 2 rehvi, sa lähed järgmisele katsele sama loogikaga peale, sama rehvi rõhuga. Aga kas su esimene mõte oleks, kui rehv läheb, et see võib olla rehvi rõhu pärast? Sellises olukorras küll, kuidas see juhtus, et sisuliselt ilma probleemid, et mingit momenti ei olnud mitte midagi ja need rehvid olid lihtsalt kas välja pealt maas või plahvatanud sisuliselt. See tekitab küsimusi ju. Ja kui sul juhtub see 2 katset järjest, siis võiks nagu mingi indikatsiooni anda, et kuule, et tõstame rehvi rõhku. Küsimus on võib-olla selles muidugi, et kas nad said seda peale katset tõsta, kas neil oli võimalus, kas neil oli mingisugust kompressorit või mingid minikompressorid kaasas, ma ei tea, kas neil on või ei ole, et nad saaksid seda seal tõsta.
aga igal juhul seda, kui võimalus Äkki me oleks kuuleme olemas. veel neid jutte. Et kui see võimalus oleks olemas, seda oleks pidanud kohe tegema, aga me ei tea, kas neil oli see reaalselt võimalus olemas. Tahaks veel rääkida Martinsist. Ütles katse lõpus, et jah, oli raske reede. Võime võtta ka palju positiivset kaasa, katsevõit. Esimestel läbimistel, kui teie oli võrdsem, olime konkurentsis. Arvan, et oleks võinud olla päris hea ralli. Aga mis mulje sulle tema katse lõpu intervjuud üldiselt jätavad? Ma ei oska öelda, mis sa kuulda tahad. Kas natukene, et nagu, kas see, et sa igas raskes olukorras killu viskad? Okei, selles mõttes. Jah, võib-olla natuke liiga selles mingis karakteris sees. Ja, on küll. Ja ma tahaks kuulda, mis sul juhtus, mitte see, et mis sa kuidas, või see, et mis sa arvad, mis mu võimed on. Ja. Et alguses oli nagu tore, esimesed 7-8 rallit võib-olla, aga ühel hetkel nagu hakka tõsist juttu ka rääkima. Siis kui tore on, siis tee ka toredat juttu. Ja. Ei, selles mõttes küll, et nagu kui on probleem, siis räägi probleemist. Et ei ole vaja nalja visata. Sellega ma nõustun ja et seda võib-olla tõsist juttu on nagu võib-olla natuke vähem, et tahaks, oleks endalgi huvitav võib-olla kuulata mingid asja, aga see kuidagi jääb väga pealiskaudseks. No aga äkki me tema suust ka või kuuleme? Me võime teha. Okei, nüüd on niimoodi, ma mõtlesin, et millalgi võiks võib-olla talle helistada. Eks võib-olla äkki klapitame kuidagi. Kui ma olen mingi päev ka Tallinnas, siis enne Keeniat äkki teeme mingi paar päeva ette mingi salvestuse. Helistame, uurime natuke Rootsi tausta. Jaa. WRC2 ka või? No muidugi. Seal ju oli soomlaste pidu Rootsi õuel. Teisiti saanudki olla, sest Isaac Reiersen ei ole võidu konkurentsis veel. Aga Roope Korhonen, mitmes võit tal see WRC2 on? Kas tal võit on? Äkki siis esimene või? Minu teada Roopel võite ei ole. MM-rallidelt. Või tähendab, Soome ta äkki võitis või eelmine aasta, aga... Jaa, Soome võitis jah. Ja eelmise aasta Rootsis oli teine. Vot, siis tal on Soome võit, Rootsi teine, Eesti 3. Et tal on kõik astmed olemas. No seda oli teada enne rallit, et Roope saab kiire olema. Roope ikkagi... Aga sa oleksid öelnud, et see on võidumees? Ma seda ei oleks julgenud võib-olla kohe öelda, aga seda, et ta on võimeline katse võite võtma, seda küll. Roope tituleeriti ju eelmine aastaga minu meelest uueks superstaariks, kui ta minu meelest seal Arktikul Kalle Roompere üle sõitis oma ralli 2-ga või. Aga seal oli see refi teema, et Roope sõitis seal vähe teise refiga kui see, millega Kalle sõitis, et Kalle sõitis juba siis Hankokiga, et ette valmistada Rootsi ralliks. Aga see selleks, igal juhul ülikõva sõit. Pigem ma isegi tegelikult oleks panustanud Teemu Sunnineni peale ausalt öeldes seda võitu just. No ei jäänud palju puudu. Palju ei jäänud puudu, jah. Aga ma millegipärast Teemu puhul ikkagi arvasin, et ta tuleb võib-olla tegema sarnast rallit nagu Solberg tegi varase eelmine aasta. Et nagu tugev selline 30-40 sekundit edu. Et teistel ikkagi nagu, paneb mõtlema, et kuidas mida, on ju. Aga seda Teemu poolt ei tulnud. Et selles mõttes kõva lahing Roopega ja kui me vaatame taha, Lauri Joona ikkagi jäi juba kaugele, et Roopest ligi minut ja Teemus siis 48 sekundit. Et selline Soome pidu, täielik. Päris palju Rally 2 autosid oli ikka. No ikka väga palju. Ja sellest siis rääkides, et Romet Jürgenson suutis ikkagi võtta ühe katsevõidu või? Ei olnud 2. Üks katsevõit jagatud, siis oli jagatud Teemuga vist. Ma täna, kui ma seda lõppseisu lappasin seal WRC2, siis ma mõtlesin, et 6. koha oleks ka vastu võtnud. Muidugi, loomulikult oleks. Selles konkurentsis. Et kui me saime siin ralli eelsed eesmärke jagatud, siis tegelikult eesmärk oli see, et võiks teha parema kui eelmine aasta tulemuse mõttes ehk 5. kohta oleks juba fine. Aga see, et sa suudad katsevõite panna. Sa panid ka 3. koha latiks ikkagi. Ei, ma vist panin selle, et võiks panna paremini kui eelmine aasta. Ei, sa ütlesid, et poodium pähe. Poodiumit teha, jah. No ühesõnaga, kiiruse mõttes oli kõva vendu. Ikkagi katsevõit käes. Ja mitte ainult, et seal oli veel neid ikkagi top 3 aegu oli ka vist ju lisaks paar tükki. Et kiiruse ja need ei olnud mingid lühikesed sellised uumia sprindid, need olid ikkagi 20+ kilomeetrit metsa vahel andmist. Et selles mõttes on ikkagi üli kõva tulemus. Ta sõidab Fordiga,
tuletame meelde, et see Ford on küll saanud uuendusi selleks aastaks, ka mootor on uus, aga no olgem ausad, ega teised siis ka ei maga, et see Škoda ja Toyota arenevad veel kiiremini edasi kui see Ford tõenäoliselt, et seda nii-öelda vahet on saadud lihtsalt veidi väiksemaks, aga et selle autoga ikka tulla katsevõit võtta, no see on kõva sõna. Mitmenda katse ta võitis? Pakun täiesti puusalt praegu, kas võis olla 6. katsel ta jäi alla ainult Teemu Sunninil. Okei, sorry, ja see oli just täpselt. Sunniniga jagas. 6 ja 7 ta pani 3. aja. Ja nagu ta isegi ütles, et parandamisruumi on kõvasti esimestel läbimistel. Põhjenda seda, et kuidas siis nagu tunnetus niivõrd erinev on esimesel ja teisel? Ma arvan, et seal on lihtsalt kogemus pigem. Et see olgem ausad, ega Rometil seda suure ralli kogemust ikkagi liiga palju ei ole. Seal mõjutab kõik, et kui hästi on legend paika saadud, kui palju muudatusi legendist peab tegema. Lisaks sellistes oludes liiga tihti ei saa sõita talvel piigiga, et tavapärane ikka see, et me nagu sõidame kruusa peal, et see jääkiht on nagu niivõrd minimaalne, et see kruus tuleb välja ikkagi juba päris kiiresti. No seekord oli vastupidine, et see jääkiht oli niivõrd suur, niivõrd paks, et ikkagi sisuliselt kõik läbimised sõideti jää peal. Ja see pidamine on ikkagi täiesti teine, kui me räägime sellest kruusa peal sõitmisest, et kui teiseks läbimiseks see nii-öelda see pidamine, millega ma arvan ka Romet on harjunud, oli olemas, aga esimestel läbimistel see oli kaugel sellest, et see ikkagi sõideti nii-öelda puhta jääpinnase peal. Piik ei ulatu maapinnani, mis tähendab, et see gripi level on ikkagi oluliselt madalam, ta ei hammusta läbi sellest jääst. Ja eks see vajab harjumist, et see on kindlasti hoopis teistmoodi tunnetus. Aga sellegi poolest üli tubli, väga hästi sai hakkama. Jah, lõpptulemust ei tuld, aga ta tegi, ma arvan, ikkagi, ütleme, osaliselt oma ülesande ära. Tegi katsevõidu tegi ära, tõi top 3 aegasi ka. Kõva sõna. Lõpuks vaatab protokolli on 14. Jaa, aga selles mõttes, et me protokollist võime rääkida mõne aasta pärast, et kui tagasi vaadata. Täna me teame seda, et ta võitis katsevõidu ja tempo oli olemas selle autoga. No, sa pead ikkagi järgmisel töövestlusel hakkama seda kõike põhjendama, et näed, ma olin 14, aga näed, siin on katsevõit ja siin oli päris hea, et parem oleks, kui sul oleks ka midagi ette näidata. No loomulikult. Me ei pea muretsema, et ta kuskil tiimi hakkab vahetama, sest praegu ma arvan, et tal on väga kindel koht olemas. Aga võib-olla ma korra veel mainin selle ära sealt Rally 2, et mis mind veel rohkem kui võib-olla Rometi kiirusüllatus oli see, et Taylor Gill 4. tuli lõpuni. Ja see ei olnud lihtsalt nagu, et joppas 4. koht, see oli ikkagi välja sõidetud ja tihti peale ikkagi Rometist kiiremini tuli. Ja see mees oli ikkagi see, kes sai nii-öelda junior WRC-s Rometist alla. Et üli kõva tulemus ja ma tean lihtsalt, ma nägin enne rallit mingit sotsiaalmeedia postitusi, et ta sai kiiresti mingid rahad leidis kokku ja 3 ralli jagu eelarvet on olemas, et nüüd tuleb sõita ja teha. Ja no see ülesanne sai küll 100-ga täidetud. Mis no väga selgelt silma hakkab ka veel WRC2 järjestus, üldse Rally 2, et Romet, 16. koht küll lõpuks või 14. Aga ikkagi kiirem Ford. Kas meil üldse teisi Forde ongi? Ei, üks oli. Mille Johansson äkki katkestas. Et see näitab seda, et Fordil seal allpool ei ole ka midagi hõisata. Ei ole lihtsalt mehi. Autosid ei ole. No vaata, see ongi see, et kunagi oli ainult sisuliselt Fordid. Aga lihtsalt ühel hetkel teised autod arenesid nii palju ja nii palju kiiremateks said, et Fordi ei kasutata enam. Aga ma arvan, et Romet nagu see ongi M-spordil ülioluline, et selline mees sõidaks, kes tegelikult suudab selle Fordiga sõita. Ja Romet suudab sellega sõita kiiresti. Ja seda enam nad kalkuleerivad ka, et kas Romet on ikka õige mees jätkama. Absoluutselt, loomulikult. Kui ega Romet tooks siin 10. koha tulemusi, no see ei oleks see. M-sporti, ma arvan, et see lõpptulemus ausalt öeldes liiga palju huvita. Neid huvitab pigem see, et katsevõit toodi ära. Sest nemad teenivad raha selle pealt, kui see Ford on kiire. Inimesed võib-olla leiavad taas kord selle Fordi. Katsevõit toob neile pappi või? No loomulikult selles mõttes, et on näha ju, et auto on kiire. Küll kas või kohalikes sarjades. Mõni mees mõtleb, et saab Fordi odavamalt kätte kui Toyota või Škoda. Lähme Fordi peale. Me teame, et see uus upgrade'itud Ford suudab katsevõite võtta küll ju Rometi käes. Nemad teenivad sellega. Nii et selles vaates on see katsevõit olulisem, ma arvan, kui see, kas tuua täna ära 6 või 7 või ma ei tea 15. koht. No. Et see Romet niikuinii sõida tiitli peale see aasta.
vaatame siis, keskendume sellele, et kas ta on kiiruslikult potentsiaalselt seal, et ühel hetkel võtta neid, sõita ka tiitli peale. Ma tahaksin alati istuda nii vormelis kui ka WRC-s, ma tahaksin istuda seal päeva lõppu, vaata selles koosolekutel, kus on inseneridega istumine. Et mis asjad seal välja tuuakse, positiivse ja negatiivsena. Ja paneks need, saadaks Delfile selle listi bulletitena. Võt siis me saaksime artiklid ja siis me saaksime rääkida seda õiget juttu. Me praegu ju spekuleerime, et mida tiimijuhid võiksid hinnata ja mida mitte. Et siis me näeksime kohe ära, et kus sa oled või kes sa oled? Ja, absoluutselt. Ja just see, vaata see Hyundai, et kui Ott ära läks, siis oli seal väidetavalt 30 meest seal nimekirjas, keda kõike mõeldi, ja ma muidugi ei tea, kuidas on võimalik 30 meest nimekirja panna. See selleks, aga huvitav oleks ka seda nagu näha, et mille pealt siis... Ja, seda märkmikku, mis sul seal kirjas on. Mis te kalkuleerisite seal siis, et miks on see mees parem tuua kui see ja nii edasi, et päris põnev oleks. Mingi Mati Alaveri märkmik on seal. Mõtle Mati Alaveri põhjalikkusega. Sisuliselt, jah. Ega peab olema ju. Peab olema. Ja kusjuures kunagi ma ERC Euroopa meistrivõistluste sarjas oli mingisugune mingi juunioride teema, kus ma siis ka osalesin ja seal käis rääkimas üks Škoda motorspordi insener tõenäoliselt või keegi asjapulk oli, siis rääkis, et neil on nagu siuke Exceli tabel, et neil on reaalselt mingi 50-60 noor sõitjat listis. Ja nagu kõik sisuliselt katse pealt on nagu vaadatud, mis katsel kas ta suutis kiiresti sõita, ei suutnud, et läbi aastate käib analüüs kõikide meeste pealt, et nähakse, kui palju keegi areneb, kas ühel hetkel teha pakkumine võib-olla sellised loogikad. Et... Arvad, et ka näiteks, mitte sina enam, aga kas näiteks Joosep Raif Nõgene on kelle suurte tiimide listis olemas? Ma arvan, et nimi on kindlasti kuskil olemas, et selline inimene sõidab sellise autoga, mis sarja, ja kui seal mingid tulemusi tehakse, siis ju need tulemused kuhugi ikka jõuavad. Mis arvad, mis aastal viimati sinu nimi seal Excelis oli? Ma ei oska öelda. Ma arvan, et tõenäoliselt, kui kuskil oli, siis 2019 ta pidi seal olema, kui ma junior WRC-d sõitsin, et hilisemalt liiga palju enam ei sõitnud. Punkti seis ka kiirelt, enne kui lähme küsimuste juurde. Evans 60, Solberg 47, Katsuta 30, Formeau 28, 5. kohalt leiame Hyundai mehed Thierry Neuville'i ja siis 6. Ogier oma Monte punktidega, aga ma arvan, et see, kui tähtis on praegu MM-sarja üldseis, näitas Evansi katselõpu intervjuu, kus see reporter, ütlen selle Norra naise nimi, Molli, jah. Ja ütles, et üks asi veel, et sa juhid MM-sarja. See naeris selle peale, et early days. No ta teab väga hästi eelmise aasta pealt, et ta eelmise aasta algus oli ka ikka ülitugev. Sa võid juhtida ka enne viimast ja see ka ei maksa. Absoluutselt. Ta Evans võttis ju sarnaselt Montes teise Rootsi võit Keenia 3. ehk kui ma mööda ei pane, ehk siis pani poodiumid või Keenias võit ka või? Ja siis oli siis oli Kanaaride 3. äkki. Ja tegelikult oli ju kõik poodiumid. Selles mõttes algus oli juhke. Lõpuks vajus ikka näppude vahelt ära. Me saame kuulata varsti Rometi intervjuud ka, aga ma võtan siia küsimused vahele, sest see Rometi intervjuu on V-transferiga minu poole teel. Ain küsib meilt, tere kõigepealt, et kui vennad panevad pikal sirgel 180 pluss kilomeetrit tunnis ja teinekord on nähtavus mitte just kõige parem, siis kuidas on piloodil teada, kaua ta gaasipedaali tallata saab, kuni vaja teha pööre 90 kraadi või lihtsalt järsum kurv. Mille järgi kaardilugeja sellest teavitab? Kas kollane maja vasakut kätt, mis annaks pöördes teada, või võetakse kuidagi teistmoodi? Sekundid on ju? Või meetrid? Ütleme, kui on 50. Meetrid, pikem vahemaa meetritega, siis tihtipeale võib juhtuda, et on mingid head nii-öelda maamärki kuidagi, mis visuaalselt on olemas, juurde lisada. Sul on mingi 500 meetrit sirget, aga võib-olla 400 meetri peal või 300 meetri peal on mingisugune asi.
mingi post. Too siis näide, et kuidas sa seda posti kasutad? No, paned 300 ja elektripost 200, ma ei tea, vasak, kui tuleb 90 kraadi kurb on ja vasak 2. Et elektripostist et sa suudad kuidagi seda vahemaad hinnata visuaalselt paremini, et näed, siin on post ja postist on 200 veel, et muidu 500 ongi võib-olla keeruline hinnata või eriti kui nähtavus kehvaks läheb, et siis kui on olemas selliseid mingid märke kuidagi, mis ei liigu paigast, on ju, siis on neid võimalik kasutada. No teine variant on see, et mida me Montes nägime, meeletu udu, mis tuli ja kui sellisel puhul ikkagi on pikem sirge ja nii-öelda keeruline on ära tunnetada, kus tekib pidurduskoht või kus see kurv üldse asub, siis nendes oludes tegelikult kaardilugejal on võimalik trippmeetrit kasutada, ehk eelnevas kurvist paned trippi jooksma ja lihtsalt oletamegi, et on 300-400 meetrit, siis kaardilugeja saab hakata lugema meetreid, et 200 meetrit jäänud, 100 meetrit jäänud kurvini, et kus see pidurdusmoment tekib. Kihvt. Et siis Kreisi Raadio kollane maja ei andnudki väga reaalsusest möödas. Ei, see on, ma arvan, et igal rallil ikkagi mõni koht on, kus kasutatakse mingisugust nii-öelda maamärki, mis on püsiv ja ralli jooksul ta sealt ära ei kao. Tormil ei küsi midagi, vaid ta ütleb lihtsalt. Tere, vastukaaluks neile, kes 4 saadet igatsevad, siis mulle see 2 saate formaat küll meeldib, ehk eelvaade ja kokkuvõte. Mitte, et mulle teie saated ei meeldiks, kuulan alati, aga igapäevast saadet lihtsalt ei jõua tihti peale ära kuulata. Teete head tööd ja tore, et saade jätkub peale Oti taandumist. Aitüma! Aitüma, Tormi! Ja. Super kuulata siia raske päeva lõppu. No, loomulikult. Hea on neid positiivseid kommentaare, et muidu on alati, et kurat, miks? Tõstame oma tühjad kohviklaasid sinu tervituseks, Tormi. Heiki küsib sellist asja, et kui palju kirjutab kaardilugeja ühele Kaustiku lehele legendi, et ta vaatas Sesksi kaardilugejat, see mees on päris kogenud vend, on ju. Mis ta on, 50-aastane või? Jaa, peale isegi, jah. Tal paistis olema ühel lehel 3 rida. Sama katse oli kiire, kurve vähe, seega oli aega lehte keerata, aga meil on ka rallisid, kus kurvi taga on kurv, seal tundub selline 3 rida, et ajab peasegi. Muudkui lappa. Jah, no üldiselt ma arvan, et selline standard on umbes 4 rida mugaval lugeda, mahub infot, aga eelkõige võib-olla see, et see 4 rida võiks tähendada umbes täpselt kilomeetrit. Et kui sul on 20 lehte legendi, siis see sisuliselt suurusjärgus tähendab 20 kilomeetrit katset. Et kui sul seal 15 kilomeetril läheb ref, siis kaardilugeja saab tegelikult üpriski täpselt öelda, kui palju on lõpuni, ehk 15 kilomeetril saab öelda, et 5 kilomeetrit lõpuni. Et see loogika võiks seal taga olla. Ma ütleks, et nagu see katse nagu summa summarumis, kas on tehnilisemad lõigud või pikemad, siis see nagu 4 rida per leht ja mis siis kilomeeter 1 leht enamasti ikkagi suht klapib. Ma küsin hästi targa küsimuse veel. See tuleb nüüd päeva kõige targem küsimus. Et kas seda ka harjutatakse, et sa seda kaustikut otse hoiad ees, sest teatavasti väga sirge tee, ralli tee ei ole ja see pinnas ka seal all, et kuidas seda treenid? Ei, ma arvan, et seda vist ei treenita. Mina ei suudaks seda lugeda, mul on ju eks ta käibki ja lendabki käes natuke, aga see ongi kaardile, siis omapära, et nad suudavad lugeda seda ilma, et südaga pahaks ei lähe. aga sellepärast sa pead ikkagi kirjutama ka päris suurelt, et sa näeks. No see ongi suurelt ikkagi kirjutatud, kui sa võtad A4 lehti ja seal on 4 rida nii-öelda teksti, siis see on ju sisuliselt kaustikus üle rea suured, 8 rida on 4 kirjutad täis nendest, et seal on piisavalt suured on küll, et tegelikult on sisuliselt vaja ka ikkagi öösel näha ja lugeda, et küll valgust jabil, aga ikkagi. Kas kuskil pannakse ka sellist sarja, kus ei ole kaardilugejat? Selles sprintides? Jah, Soomes on vist see, mis selle asja nimi on, et mingid betomehed või? Mingid selline asi on. Seal on ka sisuliselt nagu rahvaralli laadne asi, et ilma legendita minu meelest. Okei. Deno, väga huvitav nimi, tere Deno. Ralliautodest ja nende seadistustest on palju räägitud, aga kui tänased sõitjad kaasa arvatud Ott ja Kalle peaksid mõne ralli, näiteks Eesti või Rootsi, läbi sõitma tavalise tänavasõiduautoga ja kõik on täpselt samasuguse autoga, siis mida arvate, kas jõudude vahekord oleks täpselt sama nagu ralliautoga? Ehk siis, kas kõik mehed panna praegult
Rally Estonia teedele, mis auto me paneme? Škoda. Kes oleks parim? Ma tõesti ei oska vastata sellele. Mina arvan küll, et seal ikkagi, et andke nagu 3 rallit aega ja küll see jõudnud vahekord sama. Pigem mulle tundub, et kes suudab selle auto tervena lõpuni tuua, et see on kõige kiirem mees. Vaata, tehnikasport on selline, et me ei saa seda mitte kunagi teada. Ei saa. Sest ühel autol üks amort on jälle kuidagi pehmem ja teisel on jäigem ja üks krutib ühtepidi, teine krutib ja keegi kunagi ei tea, mis õige on. Ja kellegi läheb ref ja siis me ei tea, kas see ref läks tema süül või oli sõitja süü või oli Hankuki süü. Et tehnikasport seepärast kihvt ongi, et seal ei sõltu ainult mehest. Jaa, täpselt nii ongi. Et ma tõesti ei oska sellele küsimusele vastata, aga ma lihtsalt siis oletan, et tõenäoliselt, kui me unustame ära hetkel Hyundai probleemid, kõik see nii-öelda toome tagasi üle-eelmise hooaja, kus ka Hyundai oli tempos, siis äkki küll, jah. Aga seda kõige parem oleks seda kui üldse tahta võrrelda mees mehe vastu sõitu, tänavasõiduautoga, siis seda peaks tegema jääraja peal, kuskil järve peal, siis saab. Siis ei loe sellest, kes selle auto lõpuni toob, kas see auto jääb terveks, vaid siis on päriselt see jääraja sõiduoskus, nende kurvide läbi joonistamine, et võt siis seal oleks küll võib-olla päris põnev seda. Ma arvan, et see ei oleks põnev, Kalle paneks 2 ringiga teistele. Võt ei tea, Solberg, ma arvan, seal ka päris asjalik, et kütab hommikust õhtuni jääradas ja oma ATV-dega ja mis asjad tal kõik seal on. Just oli video, Petteriga koos käisid võidusõitmas, et Petter oli kusjuures kiiremi olnud. Kalle ja Oliver võiks teha mingit pulli, kahjuks nad ei ole üks on Red Bull, teine on mingi teine Monster. Firma, on ju. Et nad ei saa koos mingit stanti teha. Ja. Kuigi nad võiksid. Muidu ju võiks. Kihvt oleks. Heiki küsis reede hommikul veel sellise küsimuse, et mis võiks tegelikult ju Hyundai mured kõik lahendada. Kõik päeva pealt. Hakkame küsimustega pihta. Külmas kipuvad autodel seest aknad uduseks minema. Sellepärast, et see on ju soojem. Siit küsimus, kas selle vastu võiks aidata see, et autos oleks sees jahedam? No teoreetiliselt ju vist jah. Ma pole eriline füüsik, aga vist küll. Aga kaua sa jaksad seal jahed istuda, terve päev on vaja istuda autos. Arvad, hakkad külmetama. Jah, aga üldse nende tegelikult klaasi teemadega on huvitav, et iseenesest ju Ford on minu meelest ainuke äkki, tegelikult ma ei ole kindel, kas on ainuke. Neil on nagu ikkagi elektriline klaasisoendus ka seal klaasis sees, minu teada. Et ka need klaasid läksid uduseks, et sellele mingit nagu päris head nagu lahendust öeldi ja osadel autodel läks, osadel ei läinud, et loomulikult see ongi sellest vahest, et õues oli lihtsalt nii külm ja see temperatuuride vahe niivõrd suur, et aga miks tõesti, mõnel läks, mõnel läinud, et eks see on füüsikutele rohkem küsimus. Aga paneme Jürgensoni peale ja korraks kommenteerime Jürgensoni ka. Ja siit tuleb Romet Jürgenson ja läheb play-nup. Romet Jürgenson Rootsi ralli läbi, ütleme peale eilset väljasõitu, ütleme suuremast mängust langesid, täna lõpetasid WRC 2 arvestus 14. kohal, et kuidas sa praegu, ütleme kogu sellele nädalavahetusele tagasi vaatad? Väga raske, et üks neist võistlustest, mis tahaks ära unustada, et ikkagi jah, väga keeruline on olnud leida seda ühtluskiirust, et mingi hetk on see olemas, nagu näha reedel suutsime täitsa nagu isegi katsevõidu tempos sõita ja ka top 3 aegu näidata, aga jah, liiga spetsiifiline, et kui ainult nii-öelda mehaanilist grippi on ja kruusa veidi väljas, siis suudame, aga libedaga ei suuda. No sa oled sõitjaga isest, ütleme, välja sõita või sellised avariisid juhtub väga harva, et ütleme, eile kahjuks nii läks, kui keeruline on seda nii-öelda sellest välja tulla, ümber tülitada ja siis nii-öelda täna selle päevale keskenduda? Jah, selles mõttes eks ta ikkagi rütmist ju välja lööb korra, aga tuleb hakata uuesti minema ja ka liiga palju jah, neid ei ole juhtunud, et selles mõttes on ju tõsi, et kui kiirused suuremaks lähevad, siis need nii-öelda marginid lähevad väiksemaks ja asju juhtub, aga pigem on jah, pettumus see nagu üldine kiirus, ma usun, et pigem see väljasõiduks, et seda juhtub. No oled siin Kael eelneval peal maininud, et just nende esimeste läbimistega on probleemid, et kas nüüd sel rallil on kuidagi spetsiifilisemalt see probleem ka rohkem välja löönud või jah, kuidas on? Ma arvan jah, Rootsi puhul
on see kuidagi eriti jah, et kui jääd ja lund on, et selle naastuga on see kogu see lugu väga spetsiifiline, et seda sinna maha saada. Ja oleme ju näidanud eelmine aasta ikkagi, kui suverallid tulevad, kruusarallid, et siis on auto okei ja samamoodi asfaldi peal, et vähemalt performance'i mõttes ma ütlen, ikkagi on samm edasi tehtud, et oleme võrreld nagu sirgeid ja asju ka, et siis ikkagi enam maha ei jää. No kuidas ka see Ford Fiesta Rally 2-ga, ütleme, uuendused läbinud Ford Fiesta Rally 2 võrdlus siin, ütleme, Toyotade, Škodade, teiste Rally 2-dega tundub? No nagu ma ütlesin, et vähemalt selles performance'i osas me oleme ikkagi sammu edasi teinud, et nüüd on jah need spetsiifilised asjad, mis on vaja veel ikkagi paika saada, et samamoodi vedrustusega ikkagi pampide peal on veel veidi keeruline, aga jällegi oleme võtnud mõttesse midagi arendada ka, et selles mõttes loodame, et saame paremaks. No, et Keenia ralli ootab ees, kuidas see vahepealne aeg välja näeb, kas ja kus, ütleme, kui palju testida saad? Korra lähme UK-sse, et seal proovime mingeid asju, aga jah, Keenia selles mõttes on niikuinii eraldi üritus, et seal on vaja rohkem strateegiat teha. See eelmisel aastal isest olid Keenias kohal, tegid rekke kaasa. Keenia räägitakse, et nii-öelda aasta kõige pöörasem ralli, et kui palju see rekke kaasa tegemine nüüd enne nii-öelda Keenia debüüti ka kaasa aitab või ütleme lihtsamaks natuke olukorda teeb? Ja see ikkagi, ma arvan, aitab, et sain aru, et millega tegu, et seal on ikkagi juba ette mul teada, et strateegia tuleb võtta pika plaani peale ja liiga palju meid seal WRC2-s ei ole ka, et selles mõttes seda enam on see loogiline ja ma arvan, nii ongi, et tuleb oma mehaanikaoskused ka uuesti meelde tuletada ja eks siis valmis olla igasugusteks väljakutseteks. Aitäh ja edu Keenias! Aitäh! No nii, tahad kuidagi kommenteerida? Ma panen su sisse pane mulle häält ka korra. Rometinikult tagasihoidlik kommentaar ja võrdleline võib-olla selle hooaja esimese võistlusega Janner rallilt minu meelest, kus ta võttis mingi 4-5 katsevõit umbes ja siis ütles, et päris tuksi läks ralli, et mulle meeldib selles mõttes see, et ta nagu sihid on alati nagu suuremad kui võib-olla teiste ootused. Aga ralli võttis hästi kokku ja mulle tundub, et nad on ikkagi väga positiivsed auto uuenduste osas, et just see, et sirgete peal maha jääda, et uus auto mootor ikkagi toimetab paremini, et varem oli tõesti see probleem, et Ford ikkagi sirge peal juba jäi juba alla, et kui nad täna on selle probleemi saanud lahendatud, siis on juba suur edasiminek. Ja sellest mehaanilise gripi see lugu siis sellest nii palju, et sellega on lihtne, et see, nagu ta ütles, et selle vea sisuliselt parandavad ära kruusarallid. et eks see on nagu alati see, et see ei ole kuidagi auto probleem, vaid see on just täpselt see, et kuidas sõitja olusid suudab lugeda ja kuidas ta suudab nii-öelda kohaneda mingite oludega. Et see on siin rohkem nagu kogemuse teema, ma ütleks. Mina soovitaks, kui te vaatate Jürgensoni videot Delfist, vaatate selle pilguga, et mis Rometil rinna peal on kirjas. Et see ei ole nii, et tänu M-spordi armule seal sõidab, et seal on ikkagi väga prestiižsel kohal ka 2 Eesti firmat. Et mis ei ole mingid maailma tuntud Eesti firmad, sellised väiksed tegijad, et annab nagu märku, et sellised võiks rohkem olla. No, pange õlg alla meie meestele ja teeme vingeid asju, noh. Jaa, absoluutselt. Aga Keenia rallist veel nii palju, et lahe saab olema minu meelest eelkõige see, et kohal on Jürgenson ja kohal on Virves. Kihvt. Väga lahe. Ühes masinaklassis. Nii et meil on mida jälgida, ma arvan, kõvasti. Tead, mis ei ole kihvt? No. Mul ei käi Keenia ralli ajal lõuad lahti. No, aga sa saadki vaadata. Sa ei peagi rääkima. Ma saan kirjutada teile küsimusi, hulgim. Ja sa oled siis see kuulaja küsija siis Keenia ralli. Kirjutan teile, mis jurade seal ajate. Võtke mõistus pähe ometi, rääkida õigest asjast ka. Alati võib sellist kommentaari ka kirjutada. Keenia siis juba millal? Mina sain vist 13 umbes kokku või? Oota, kuskil kirjutasin ka selle. Kalender on ju peas loomulikult kõigil. Oleks net kiirem, võtaks sulle kohe. Keenia ralli on... Sa said kiiremini kätte. Tõesti, see internet on siin... 12-15 märts. No võt, sai kiiremini. Nii et 6 aega.
tänaseks juba mõni päev vähem kui 6 aega ja Keenia rallil olemegi juba tagasi neljapäeval ja pühapäeval, nagu ikka. Teed kahju on lõpetada seda saadet. No me oleme vaata siin juba tund 10, see on üks viimaste aegade kõige pikemaid saateid, ma ütleks. Ma arvan, et see on maraton. See on maraton. Et ei teagi, millal sind järgmine kord näeb, vaata. No kui Keenias sul lõuad lahti käi, siis sind tõenäoliselt ei näe siin mikrofoni taga, nii et võtame sealt järgmise, mis meil tuleb, kanaarid või? Horvaatia, see on ikka... Oi, sorry, mul on eelmise aasta kalender veel peas, vaata, Horvaatia ja siis kanaarid. Ja nüüd on see kõige tähtsam koht, et õige kõll peale läheks. Just. Vaatame, kas läheb. No lähme. Kõike head, aitäh kuulamast. Ja, kohtume, kuuleme juba 6 aja pärast. Kuues käik.